Tere, härra Seeder, olete Käsipalliliidu juhatuse liige. Mida te arvate Eesti meistriliigast viimase vooru mängude valguses? See vahe esimese 4 ja teise 4 mängudel oli kohutavalt suur. Jah, ühtpidi liiga tugevamate võistkondade ja tagumise otsa vahel on tõesti suur ja võib-olla isegi suurenemas, aga samas teeb head meelt see, et aastaid klassikalisele vastuseisule Põlva ja Kehra vahel on tegelikult täna lisandunud Viljandi kolmandana ja ka tegelikult Viimsi. Nii et meil ka samas esimeses otsas, liiga üleval otsas on konkurents tihenenud ja võrdseid võistkondi, kes teineteist võivad võita, on tulnud juurde. Nii et see teeb head. Kas sellisel mõttel, et 4 esimest meistriliiga meeskonda mängiksid 4 esimese Läti meistriliiga meeskonnaga oma turniiri, 4 tagumist meistriliiga meeskonda ja 4 esimest esiliiga meeskonda oma turniiri. Ja sellel esiliiga ja tagumise otsa meeskonda turniiril selguksid veerandfinaal vastased, et selgitada lõpuks Eesti meister. Kas just niisugusel kujul, aga ma arvan, et üks tulevik võimalusi või lahendusi, kuidas meistrivõistlusi teha huvitavalt, oleks rohkem võrdseid ja tugevaid mänge, on Eesti-Läti ühisliiga, nii nagu on täna võrkpalluritel. Meil on olemas ju käsipallis täna lisaks Eesti meistrivõistlustele Balti liiga, kus on 2 taset, kus osalevad ka Valgevene ja Leedu võistkonnad. Võib-olla see on liiga kaugete sõitudega ja täna veel mitte päris selliselt välja arenenud, nagu me tahaksime, aga Eesti-Läti ühisliiga kujunemine ei ole üldse välistatud. Eks see sõltub ka läbirääkimistel naabritest ja see, kuidas me valmis olema, aga ma arvan, et see tugevdaks ja teeks põnevamaks küll. Kuidas peaks suhtuma välismängijate sisseostmisesse? No eks see on tänapäeval nii ja naa, et meil on ju võistkondi, kus välismängijaid ei ole siin käsipalliliigas ja on mõned võistkonnad, kus on. Ja eriti hea meel on Viljandlasel öelda, et Viljandi mängib täna võrdselt Põlva ja Kehraga ilma välismängijad, samal ajal Põlva ja Kehra on välismängijad. Et eks see on nii ja naa. Ma arvan, et kui asi ühel hetkel muutub nii domineerivaks nagu korvpalli puhul, kus me näeme, et mõnes võistkonnas ongi kogu algviisist juba välismängijad, siis mina seda väga mõistlikuks ja heaks ei pea. Aga kui võistkonna tuuakse juurde 1-2 tugevat mängijat, kes võistkonda tugevdavad nii, et saab mängida ka rahvusvahelisi liigasid, siis võib-olla see põhjendatud ja on mõistlik. Nii et teatud piiratud arvu juhul, kui sellega kindlustatakse ka rahvusvahelises liigas osalemine, võiks ju see olla põhjendatud. Aga ainult koduliiga mängude jaoks sisse tuua välismängijaid, mina seda ei toeta ja ma arvan, et siis oleks mõistlikum juba raha kasutada oma enda mängijate toetamiseks, oma treeneritele palkade maksmiseks, oma spordiala edendamiseks siin Eestis. Ja lõpetuseks üks selline küsimus, kes tuleb Eesti meistriks täna vaata? Kes tuleb Eesti meistriks? Ma tahaksin, et see oleks Viljandi ja ma isegi usun sellesse, et Viljandi vast üllatab. Karikavõitjaks tuli, miks mitte ka võtta meistritiitlit. Aitäh!